No hello! Tänases videos ma võtan teid kaasa endaga ühele nädala trennidesse. Ehk ma näitan, palju ma igas päevas jooksen, millised need jooksnud välja näevad. Nädalas kokku proovime joosta umbes 100 kilomeetrit. Eelmised nädalad nägid välja niimoodi, et eelmine nädal jooksin 95 kilomeetrit, siis nädal enne seda oli äkki 85 ja nädal enne seda oli 80, ehk siis mõnus selline joon üles poole ja täna siis, või siis selles nädalas siis umbes 100 kilomeetrit. Täna, esmaspäev, kell on 11:40, koolis on käidud ja täna alustame esmaspäeva sellise tõusvas tempos 60-minutilise pigem kerge jooksuga. Nii et vaatame, kuidas see välja näeb. Mõnus. No nii, aga enne kui jooksma lähme, siis väike hommikusöök ka siin. 2 sourdough'd väikse praemunaga, head süsivesikud, head valgud ja väike kofeiin, nii et kohvi on hea. Teeme võikudele ka teist hästi. 10/10. Fully cooked today. I saw somebody in my comments in last week. Kiire soojendus ka enne jooksu. Kummilindiga natuke. Natuke korjamist. Esireie venitus. Natuke väljaasteid. Sellised hüpped ka lõppu. Lähme jooksma. Täna siis 20. oktoober. Nii-öelda see hooaeg on just läbi saanud. Eelmine hooaeg siis lõppes siis Tartu linnamaratoni poolmaratoniga. Päris selline hea aeg tuli seal. Nüüd järgmise mingi paari kuu selline treeningplaan on selline, et 2 sellist lõigutrenni nädalas, aga mitte midagi erilist, selline maksimum mingi 10 kilomeetri võistlustempo, nädalavahetusel 1 pikk jooks ja ülejäänud lihtsalt kas kerge või siis selline kerge kuni mõõdukas tempoga jooksud. Ma arvan 80 kuni 120 kilti jooksu nädalas. Ehitame selle aeroobse baasi üles, et siis nii-öelda veebruar, märts, aprill, mai hakata nagu kiiremaid trenne tegema. No nii, 1 tund tõusvas tempos jooks. Alustame suht kergelt selline 5:0 kuni 5:10 ja siis liigume lõpus kuni mingi väga kiireks ei lähe, mingi 4:15. Praegu on nii nagu ilus metsas joosta, nii ilusad sügised värvid. Üks mu lemmikutest ilmadest jooksmiseks, ma arvan. No nii, ma olen umbes poole peal ja kes pulssidest ja tempodest midagi teab, siis ma praegu proovin pulsi hoida selline 150 lööki minutis ja tempo on kuskil 4:25 kilomeetri kohta. Ehk siis selline mugavalt natuke kiire kruiis, aga väga mõnus. No nii, nädala esimene jooks tehtud. Päris hea, 13 kilomeetrit, täpselt tund aega. Keskmine pulsisagedus oli 149 lööki minutis, ehk siis selline mõnus tõusus tempos jooks.
nädala alguseks. Homme peaks tegema väikse lõigutrenni, vaatame, kas läheb üksinda või saame natukene kellegagi koos teha. Esmaspäev, 13 kilomeetrit, mõnus. Ta kappab. Või jookseb äkki? Võtame täna tavalised Vomerod. Päris külm on väljas. Ma arvan, mingi 1 kraad, 2 kraadi võib olla, aga päike, mis on nagu positiivne. Kell on 9:30. Täna siis plaanis lõigutrenn. Richard tuleb siia ja me teeme temaga koos siin lõigutrenni, aga ma täpselt ei tea, mis meil plaanis on. Ma tean, et ta ise kirjutas, et 5 korda 1000, umbes 3,45 kilomeetri kohta, aga ideaalis tahaks isegi natuke rohkem teha. Aga ma võtan kaamera jooksule kaasa ja lähme vaatame, kuidas see trenn hakkab välja nägema. No nii, lõpetasime just Richardiga lõigutrenni. Tegime siis 5 korda kilomeeter, selline 3,51 keskmine kilomeetri tempo, 90 sekundit pausi vahele ja siis ma tegin ise veel peale 5 korda minut, selline 3,30 ja 45 sekki vahele. Ehk siis teisipäev kokku tuli 12,6 kilomeetrit. Ilm on väga mõnus, väga okei, selline threshold trenn. Ma arvan, et õhtul isegi võib-olla tuleb täna veel üks jooks. Aga lähme käime pesus, sööme midagi ja tõmbame selle päeva käima. Ja üks asi, millest me peame veel rääkima. Kui sa oled videos nii kaugele jõudnud, siis pane mu kanalile subscribe. Ma tean, see kõlab unimisena, aga läbi subscribe'ida ja likeida ma näen, et kellele meeldivad sellised pikemas stiilis videod. Mul endale väga meeldib neid teha, aga kui ma ka teaksin, et teile meeldib neid vaadata, siis ma teeksin neid veel rohkem. Ehk siis, kui sulle see video meeldis või meeldib, pane like ja pane mu kanalile ka subscribe. Nii me jõuame lihtsalt rohkemate inimesteni. Davai, tšau! Tšau, see video läheb edasi. Aveliina tutvustab meile enda hommikusööki. Ja, Tom ütles, et ma söön hommikuti liiga vähe proteiini. Olmeproteiin see asi või? Ja valk, jah. Valk. Okei, tavaliselt see on rukkipala. Aga nüüd ma lisan hommikuti muna oma võiku peale ja see pidi kõik mu mured lahendama. Väga õige. Ja see hoiab mul kõhu pikalt täis see nuga. No, working. Mis meil on siin mingi saib, vorst, muna. Ma vaatasin, selle saia nimi on saib. Saib. Ja juustu peal on veel, või selle muna peal on veel juust. Ja vaata, kui hästi ta sulanud on. Ja. No nii, kell on saanud 6 õhtul ja üks asi, mis mulle meeldib teha lõigutrenni päevadel, on õhtupoole teha selline lihtne duubel, mingi 15-20 minutit lihtsalt rahulikult sörkida, veri käima saada, siis on kuidagi nagu järgmine päev parem olla, pluss saab koguda siis kilomeetreid. Vot, väga mõnus, selline jahe, rahulik õhtu ja pärast tänast duublit väike saun ka. Tere hommikust, kell on 7:15,
hommikul. Ma kohe näitan. Väljas on täiesti kutt pime. See kaamera isegi teeb sellele päris nagu ilusaks. Täna on plaanis siis kerge jooks, tund aega. Ja täna me teeme seda koos Anders Veerpaluga. Aga enne teeme väikse kohvi ja siis midagi süüa ja tõmbame selle päeva käima. Vot. Millegipärast ma magasin nagu väga halvasti. Ma ei tea, mis see oli, aga esimese asjana alati hommikul vett. Nüüd joome vett. Hommikusöögiks siis natukene kaarahelbeid ja maapähklivõid. Ja topelt espresso. Kell on 34 ja keda ei ole, on Anders Veerpalu. Ma loodan, et ta ei maga praegu. Joo, 8:30 on väga okei. No, kas ikka on okei? Kui ta 5 minuti jooksul ei tule, siis ma olen ise jooksma. Jaa, 39 kilomeetrit tehtud, tund 24-ga, arvutage ise, mis see keskmine pace oli. Jube kiire. 15. Ei, tegelikult oli väga super. Eksisime ära ka või olime terve aeg? Korra eksisime ära, aga see GPS on ikka nii hea, et päikse järgi tulime ja Hirvi Aar! Selline hommikusöök, teeme teist testi. Very good. No nii, aga täna pole veel sportimisega kõik. Käisime just vaatamas Harju staadionil, Laagri staadionil Harju ja Tammeka mängu. Vaatasime, kuidas Sander paneb hullu ja siis nüüd lähme mängime natukene padelit veel õhtu lõpetuseks. Oi! Kuhu me oleme tulnud? No nii, tere hommikust. Meil on käes neljapäev. Eile oli kerge jooks, siis täna tavaliselt on nii, et teisipäevad ja neljapäevad on lõigutrennide jaoks. Ja siis laupäeval või pühapäeval on siis pikk jooks. Aga kuna me sõidame täna homme hommikul Dirhamisse, siis Dirhamis pikka jooksu teha ei ole kõige mugavam, sest seal on põhiliselt ainult asfalt. Siis vahetame ära, teeme täna pika jooksu ja siis laupäeval teeme lõigutrenni. Vot, tänaseks tossu valikuks siis Nike Vomero plussid, hea pehme toss. Ja tänane plaan on siis suht tunde järgi, aga umbes 1,5 kuni tund 40 selline tõusvas tempos. Lõpus ma arvan, et alustame väga rahulikult ja siis jooksvalt tõstame tempot kuni ma arvan, alla 4 minuti kilomeetritesse me kindlasti ei lähe.
aga 4.15 võib-olla lõpus selline, aga vaatame, mis saab. No nii, ja alustame. Tänane jooks on siis eriline ka selle poolest, et umbes poole peal ma võtan natukene süsivesikuid ka, et kehal oleks ikka energiat. Siin on mingi 40 grammi umbes, kogu aeg seda kaasas ei kanna. Panen ta siia kuskile maha ja siis saan mööda joosta. Vaat. No, Harku mets lihtsalt. Can't beat it. Nii mõnus on siin joosta. Väike süsivesik siis sisse 10 kildi peal. Tempo on 4.20, selline mõnus, mugav. Nüüd 12 kilomeeter oli juba 4.15. Pulss on ikka seal 155 juures. Nii et suht mugav tegelikult. Aga ma kardan, et mingi 8 kilti sellist tempot veel hoida on natukene stretch. Aga ilm on tegelikult okei. Lubas küll vihma, aga ma pole ühtegi piiska veel saanud. No nii, pesus on käidud. Räägime tänasest pikast jooksust. 20 kilomeetrit, tegin siis tund 30. Keskmine pulss jäi 150 lööki minutis, selline tõusvas tempos. Alustasin umbes sellise 5.15-ga, 5.0-ga ja siis vaikselt selline 4 kilomeetri või 5 kilomeetriga läks selline 4.25 peale ja siis sealt kuskilt 4 kilomeetrist kuni 16-ndani oligi selline 4.20 ja siis viimased 3 kilomeetrit läksid siis 4.15-ga ja siis 1 kilomeeter veel lõdvestuseks peale, aga jooks ise oli väga hea, ma ütleks, selline täpselt paras kuidagi see effort, et pulss oli kogu aeg mingi 150, 155, lõpus 160, et selline konstantne pingutus, väga soliid long run. Miks sa vlog mingi miljon aastat kestnud on? Aga miks sa feigid, et sa nagu käid trennis, kui sa tegelikult ei käi? Ma teen nagu see Brigitte, et kuu jooksul. Mis seda soosi seda väga chillin ei ole too. Shout out to kõikidele nõmedatele inimestele maailma. Nagu, miks inimesed on nõmedad? Kui sa saad tore olla, siis miks ei ole tore? Jäta see sisse, palun. No nii, meil on siin väike õhtusöök. Siin on põhjas on tegelikult veel bataati. Siis on kurk, tomat, sibul, avokaado, kana ja soos. Hedisu. Hedisu. Tee minu see pika jooksu ülevaade. Anna ülevaade. Ma tahan süüa. Millega sa tegeled? Oh, see tüüp ärkas küles. Asub. Kell on 7.35. Täna on reede. Eile tegime pika jooksu. Täna on kerge päev. Teeme täna selline mingi 50-60 minutit. Väike kohvi, väike snäkk. Ma sain aru, et täna on reede ja ainukesed 2 tossu. Mul on 15 paari jooksu tossa, eks. Ja ainukesed 2 tossu, millega ma jooksnud on Vomero ja Vomero pluss. Nii et täna võtame midagi jäigemat, ehk siis Nike Pegasus 41. Pehmete tossudega on selline lugu, et kui sa nagu korra juba nendega jooksed, siis sa nagu liiga palju ei taha tagasi minna nagu mingisuguse jäigema tossu juurde. Vahel on vaja joosta ka natuke jäigemate tossudega, et siis järgmine päev jälle pehmete tossudega joosta. Vot. Lähme jooksma. Ilm on selline huvitav, selline veits udune, aga tegelikult kraadid on nagu mõnusad. Ei ole üldse nagu külm. Tempo on mingi 5-30 kilomeetri kohta. Lap 3, 5:24. Nii tõestus teile. Jah, selline kerge või taastav jooks. Mu enda nagu mõttemaailm enda kergete jooksudega, mis siis esmaspäev, kolmapäev ja reede peaksid olema, ongi nagu, et lõigutrennid ja pikad jooksud on nagu telliskivid ja siis need kerged jooksud on nagu tsement seal vahel. Ilma selle tsemendita see nagu sein koos ei püsi, aga samas ainult tsemendiga väga head seina ei ehita.
No nii, jooks tehtud. Tegelikult oli päris mõnus. Ma tegin 12 kilti, 5-24 kilomeeter keskmine. Täiega vaibisin neid Pegasusi. Selline mõnus õhuke tald. Kuidagi õhukesema tallaga tossudega sa pead nagu rohkem keskenduma enda jooksutehnikale. Täna pole veel tegevustega kõik, kuna mu juuksed päris huvitavad. Siis me lähme täna juuksurisse. Lähme juuksurisse. Natuke hirmus. Issand jumal, mis soeng. Issand, tõesti nõudne, eriti kaameras. No vaatame siis. Pane käega. Wow! Keera. Wow! Palju kergem on olla. Nii ilus. Let's go. Andke enda sinna kommentaaridesse teada, kuidas sonks meeldib. No nii, meil on käes laupäev, lõigutrennipäev. Ilm, ma ütlen ausalt, ei ole kiita. Uus sonks on peas. Väga fresh on olla, isegi mütsi ega midagi ei pea panema, nii et let's go. Täna läksid siis vähe ägedamad tossud ka jalga. Tegu on siis Zoomfly 6-ga. Neil peaks karbon plaat ka sees olema, kui ma ei eksi. Mingi plaat neil kindlasti on. Ja siis tänane lõigutrenn on selline fartlek stiilis, ehk siis mingi 10-15 minutit soojaks ja siis teeme mingid minutid kiiresti, mingid minutid rahulikult. No nii. Trenn on tehtud, hommikusöök on söödud ja räägime natuke tänasest trennist siis. Kokku 11 kilomeetrit, fartlek stiilis lõigutrenn, 2 kilomeetrit alguses soojaks ja siis 1 minut, 2 minut, 3 minut, 4 minut, 5 minut, 4 minut, 3 minut, 2 minut, 1 minut ja kõigi lõikude vahele siis 1 minut sörki ka. Ja tempo oli umbes mingi 3.45 kuni 3.50 kilomeetri kohta. Ehk siis kokku 25 minutit sellist kiiret tööd. Vot. No nii, meil on laupäeva õhtu. Kell on 6. Ma teen veel väikse lihtsa duubli. Ma olen lihtsalt selline 4-5 kilomeetrit rahulikus tempos, Vomero plussiga. Ossa, akrobaatika. Lehvita. Kottidega ujuma. Lussuliiva. Mida? Lussuliiva. 1, 2, 3, Ma arvan, ta on mingi 10 kuni 8 kraadi, ma pakun. Aga kaua sa seal oled? Issand, praegu sealt tunduks nagu seal majas oleks tuled. Tegelikult on seal. On ja ma vaatasin ka, nagu keegi hingaks seal sees. Äkki seal on keegi. No nii, täna on pühapäev, viimane nädalapäev ja täna on jäänud meil veel 7 kilomeetrit joosta. Ehk siis täna me ei jookse üksinda, vaid me jookseme Minuga. Aveliinaga koos, nii et lähme jooksma. No nii, Aveliinaga 3 kilti tehtud. Nüüd, et 100 kilomeetrini saada, mul on vaja veel 4 kilomeetrit joosta. Aga ma arvan, paneme suht tunda järgi, ehk siis 4 jookseme kindlasti. Aga kui veel vurtsu sees on, siis paneme natuke rohkem, ma arvan. No nii, üksinda veel 6 kilomeetrit peale, mis tähendab seda, et ma jooksin see nädal kokku kilomeetrites 102 kilomeetrit.
crazy. Ma arvan, ma pole kunagi ühes nädalas nii palju kilomeetreid jooksnud. 100 olen jooksnud, aga 102 ei ole. Meil oli siis 2 lõigutrenni, 1 pikk jooks ja siis ülejäänud oli kõik sellises rahulikus tempos. Ja kui sa oled siin videos nii kaugele jõudnud, siis ma väga hindaks, kui sa annaks mingisugust tagasisidet. Ehk siis näiteks, kui sulle süda meeldis, siis pane lihtsalt like sellele videole või kommenteeri näiteks lahe video, siis ma tean, et keegi ka päriselt vaatab neid videoid ja need meeldivad teile. Aga, davai, tšau!